Täna räägime 3 väga tavalisest olukorrast rühmas, kus lapse käitumine võib esmapilgul tunduda trots, tähelepanu otsimine või meelega vastu töötamine. Aga tegelikult on selle taga hoopis midagi muud. Need on tegelikult just need hetked, kus täiskasvanu tõlgendus määrab ära, kas olukord läheb hullemaks või hakkab tasapisi lahenema. Vaatame 3 erinevat käitumist ja analüüsime nende võimalikke algpõhjuseid. Võtame alustuseks ühe üsna klassikalise olukorra. Sa ütled lapsele, pane palun ennast riidesse. Lähme käsi pesema või hoopis istu palun siia. Laps aga ei tee mitte midagi. Ta vaatab justkui sinust mööda või hakkab hoopis lollitama või jookseb minema. See näeb välja nagu sõnakuulmatus, ignoreerimine või trots. Ja väga sageli võib õpetaja mõelda, ta ei kuula mind. Jah, see võib esmapilgul isegi tunduda, et lapsele pole seatud piisavalt piire ja ta ei tee koostööd, sest ta pole harjunud seda tegema. Aga tegelikult võib selle taga olla hoopis ülekoormus. Lapse närvisüsteem võib olla väsinud, või kogeda liiga palju stiimuleid korraga, müra, teiste laste liikumine hajutab fookust ja võimekust sealjuures keskmesse jääda. Või on ta mõnel muul põhjusel emotsionaalselt pinges. Ja paraku sellises seisundis ei jõua antud korraldus lapse aju kohale nii, et ta suudaks seda registreerida, rääkimata veel siis selle täitmist. Nii et sellisel viisil käituva lapse sõnum ei pruugi üldse olla ma ei taha, vaid hoopis ma ei suuda praegu. Kuidas täiskasvanu sellisel juhul siis toimetada võiks? Eks see kindlasti oleneb päris algpõhjusest, sest see võib olla hoopis midagi muud, kui meie praegu siin hüpoteetiliselt arutleme. Aga minu kogemuste kohaselt siin kindlasti ei aita valjem hääl ega eemalt korralduse kordamine. Esmalt tuleb lapsega kontakt saavutada. Liigu lapsele lähemale. Veendu, et oled saavutanud lapsega silmside ehk lasku siis tema tasemele ja alles seejärel tee lühike ning konkreetne abipakkumine. Me lähme nüüd õue. Kas soovid, ma aitan sind? Ja sealjuures siis nimeta konkreetne tegevus, millega sa abi pakud. Võib-olla vajab laps sel hetkel ainult tuge alustamisega, üheskoos esimese sammu tegemist või abi fookuse hoidmisel. Võtame nüüd järgmise situatsiooni ühest lapsest lasteaias. Laps segab pidevalt vahele, võtab teistelt asju, torkab, lükkab, togib, ei oota oma järjekorda. See näeb välja nagu teadlik halb käitumine või kius ja täiskasvanu võib mõelda, et ta teeb seda meelega. Kui me aga suudame korraks selle mõttemustri kõrvale panna ja vaadelda seda, et tegemist võib hoopis olla mõne oskuse puudujäägiga, mitte halva kasvatusega. Lapsel võib olla raske oodata, pettumust taluda, sõnadega oma soovi väljendada või impulssi pidurdada, sest ta alles õpib seda. Kui tal ei ole veel oskust öelda, soovin ka selle mänguga mängida või ma ei jaksa enam oodata, siis ta ütleb seda kogu oma kehaga. Ja kehakeel võib olla siis lükkamine, haaramine, vahele segamine. Nii hea tähelepanek. Tõepoolest, kui me näeme selles olukorras pahatahtlikkust, siis tahame reageerida moraali lugemise või karistusega. Kui me aga näeme siin oskuse puudumist, siis saab võtta kasutusele muud meetmed. Just. Kui me rõhutame seda, mida teha ei tohi, siis see ei aita lapsel end järgmisel korral sobilikumal viisil väljendada. Kui me aga mõistame, millist oskust on lapsel vaja, siis saame seda lapsele edastada ja näidata, kuidas siis sellises olukorras ennast väljendada võiks. Lapsele sõnumi edastamine käib läbi erinevate tegevuste, kas arutledes, läbi rollimängude, võib-olla aitab iseenda eeskuju ja sinna juurde siis nende vastavate oskuste harjutamine ja loomulikult veel kord harjutamine. Kolmas väga levinud mõte täiskasvanute poolt võib olla ka see, ta teeb seda ainult tähelepanu pärast. Tõsi, olen seda ka kuulnud täiskasvanute poolt päris mitmel korral ja ise üsna sageli selle üle juurelnud, kui endal see mõte pähe kerkib. Peatume aga korraks sellel küsimusel. Miks üks laps vajab pidevalt täiskasvanu lähedust, reaktsiooni, pilku? Tegelikult see ei ole
manipulatsioon, vaid inimolevuse baasvajadus olla märgatud, olla tunnustatud ja olla lähedal. Sellisel juhul võib laps tulla pidevalt kaebama, segada teisi, et sind enda juurde saada või hakata lollitama, kui sa teise lapsega tegeled. See on katse tunda end kindlamalt keskkonnas, mis on tema jaoks suur ja ettearvamatu. Nii et tähelepanu saamine ei ole omaette eesmärk, küll aga turvatunde kogemine. Ja vahel piisab väga väikestest asjadest, näiteks käe ülale panek, soe pilk, lühike märkamise hetk. Ma näen sind, ma kuulen sind ja ma tulen sinu juurde. Seega tänase teema kokkuvõtteks. Järgmine kord, kui sa näed käitumist, mis ajab sind sisemiselt ütlema, ta teeb seda meelega, ta ei kuula üldse, ta otsib jälle tähelepanu, siis proovi korraks küsida. Mis siis, kui see on närvisüsteemi ülekoormus? Mis siis, kui tal puudub veel oskus? Mis siis, kui lapse baasvajadus olla märgatud, tunnustatud pole täidetud? Mis siis, kui laps ei tunne selles keskkonnas ennast turvaliselt? Jah, need on tegelikult just need hetked, kus täiskasvanu tõlgendus määrab ära, kas olukord läheb hullemaks ja lapse käitumine eskaleerub või laps saab vajaliku toetuse ning olukord hakkab tasapisi lahenema. Laste õpetamine ja arendamine ei ole sõit kiirteel. Selleks tuleb võtta aega, leida algpõhjused ja nende kohtade likvideerimine, toetamine aitab tuua jätkusuutlikumad lahendused. Kui see teema sind kõnetab ja sa tunned, et tahaksid osata kiiremini märgata, mis sõnum lapse käitumise taga päriselt on, siis meie minikursusel Käitumine kui kommunikatsioon õpimegi neid olukordi samm-sammult lahti mõtestama. Ikka selleks, et sinu igapäevane töö rühmas muutuks veidi rahulikumaks. Nii laste kui ka sinu enda jaoks. Minikursuse leiad Patreoni keskkonnast ja lingi leiad videokirjeldusest. Kohtumiseni! Kohtumiseni!